Kirjelda oma emotsioone praegu, et millised üsna ülevad tunduvad olevat. Ja väga-väga uhke tunne siin, et kõik olid vastas lillede ja kaamerate ja mikrofonidega. Et tõesti uhke tunne. Kirjelda seda sõitu nüüd, neid lõpuhetki just, mis seal täpsemalt toimus? Kartsin, et kanadalane võib mulle järgi tulla, et tegelikult ma ei vaatanud mitte hetkekski taha, kus ta on. Ma kuulsin, et ta on kohe mu selja taga ja tõusul ma tundsin kogu aeg, et keegi hingab mulle kuklasse, aga tagasi pöörde koha peal ma juba nägin, et vahe on ikka mitu meetrit ja siis ma teadsin, et lõpp ei ole eriti raske, et ainult sirge ja ma kannatan selle ära, et ja viimane veel lõpusirge oli tõesti juba juubeldamine, et sain käed püsti tõsta ja see oli väga üleolev tunne. Palju sa teadsid, kuidas konkurendid sinuga võrreldes liiguvad? Teadsin, et norralane Hilde Fenne sai 3 trahvi ja et neid 3 trahviringi ikka sõidab natukene aega. Kanadalanna lask ma ei teadnud absoluutselt ja ilmselt see mind päästiski, et ma ei keskendunud nagu tema laskudele. Tegin oma töö ära ja hõiskasin juba ja läksin ringile. Võta teised sõiduk enda jaoks kokku, individuaalsõit ja sprint? Individuaal oli suur pettumus lasketiiru koha pealt, sest et 9 trahvi oli ikka 6 trahvi. Jah, 6 trahvi oli siiski natukene palju, et seda tagasi sõita. Nüüd ma võin öelda, et ma võin täiesti rahul olla ka 9. ja 10. kohaga, et medal on kaelas, nii et. Ukse ees on sul tegelikult ka nüüd täiskasvanud MM, et milliste mõtetega sinna peale lähed? Ma usun, et lihtsalt oma sõitu ja oma sooritus tegema, et nii hästi, kui ma suudan ja mingeid otseseid eesmärke ei ole seadnud. Sa treenid ka täiskasvanute koondisega? Just nii. Mis sa sellest ise arvad, et sa suurte naistega juba kõrvuti seal treenid? Kindlasti on see positiivne, sest et ma olen tõsiselt palju nendelt õppinud just MK karusselli naistelt ja enda koondislastelt muidugi ka, et nad pidevalt annavad nõu, kuidas mis ja eks ma kõrvalt ikka kogu aeg jälgin neid.